See on suur au olla siin. Turvalisus on väga hea. Pidin 5 korda proovima, et läbi pääseda. Kõigepealt oli see vöö, siis mu sõrmus, siis arvan, et midagi mu rinnus. Ma ei tea. Aga siin olla on suur au. Täna on Heebrea kalendri järgi Antebi 50. aastapäev. Ja Jooni Netanyahu surma aastapäev. Ameerika kalendri järgi on täna 4. juuli. Ma tahan siin mõnest asjast rääkida. Esiteks, ma olen inimene, kes avaldab arvamust. Ja ometi annavad inimesed minu kohta arvamusi, mis ei vasta tõele. Ma loen pealkirju ja mõtlen, kas ma ütlesin seda? Ei, ma ei öelnud seda. Ma tahan lihtsalt selgitada, et ma ei ole Iisraeli valitsuse agent. Ma ei kohtu Iisraeli valitsusega. Ma ei vandenõu Iisraeli valitsusega. Uskuge või mitte, ma armastan seda riiki ja mul ei ole vaja, et ükski valitsus mulle seda ütleks. Ja ma saan seda kuulda inimestelt, kes tõesti vandenõu peavad välisriikide valitsustega, lihtsalt mitte selle omaga. Ja täna oli üks pealkiri Mark Levin materdab Trumpi administratsiooni. Ma ei ole kellelegi tuule alla teinud. Tegelikult ütleksin, et 91% ajast olen ma üks Trumpi administratsiooni kõige agressiivsemaid kaitsjaid. Ja ma arvan, et me kõik võime nõustuda, et meil on 2 erakordset ajaloolist tegelast, president Trump ja Benjamin Netanyahu. Ma tahan tänada oma sõpra Alekseid ja kogu seda uudistetoimetust, et mind kutsusid. See korraldati paar kuud tagasi. Ja ma ei esine eriti tihti avalikult, sest kui ma tahan rääkida, siis mul on selleks palju platvorme. Aga siin on alati au seda teha ja au on seda teha nii suurepärase uudisteorganisatsiooniga ning nad on tõesti suurepärased. Minult küsis intervjuud, ma lugesin kokku 9 erinevat uudisteorganisatsiooni ja ma keeldusin neist kõigist mitmel põhjusel. Mulle ei meeldi intervjuusid anda, sest nad on valetajad. See on esimene põhjus. Ja teiseks, nad tahavad minuga intervjuud teha, et rünnata minu presidenti. Muidu ei huvita neid üldse, mida ma ütlen. 99% jäetakse tähelepanuta. Nad tahavad keskenduda sellele 1%-le. Need on väga-väga kriitilised ajad, selles pole kahtlustki. Seega tahan siin käsitleda mitmeid teemasid. Esiteks, minu seisukoht Iraani suhtes pole kunagi muutunud. See pole muutunud sellest ajast, kui olin piisavalt vana, et teada, mis režiim see on, 1979. aastal. Nii et minu arvamus sellest islamistlikust natsirežiimist on alati olnud, et see on islamistlik natsirežiim. See on number 1. Tead, Khomeini kirjutas raamatu. Suur Bernard Lewis, tema läks ja leidis selle üles. Ta lasi selle inglise keelde tõlkida. See oli araabia ja farsi keeles ning kandis nime Islami valitsus. Ärge tormake seda ostma. Ma ei taha, et sellest saaks Amazoni enim müüdud raamat. Aga see seisab mu laual. Ja ma olen ilmselt ainus inimene, kes räägib sellest režiimist ja on tegelikult lugenud, mida selle režiimi rajaja on öelnud. Ja see on jõhker. Ja see on kuri. Ja see on õe. Ja ma tõsiselt kahtlen, et ükski selle teema kajastajatest meedias on seda raamatut kunagi lugenud. Meil on ka midagi, mida nimetatakse kogemuseks. Edmund Burke ütles, et kogemus on üks tähtsamaid asju, millele inimene saab keskenduda. Milline on meie kogemus selle režiimiga? Meie kogemus selle režiimiga on, et see valetab, petab, pole kunagi pidanud kinni ühestki kokkuleppest, olgu see suuline või muu.
ja et see püüab inimkonda hävitada. See tähendab, et iga üksikisik või inimeste grupp või riik, mis ei järgi selle poliitilist või religioosset ideoloogiat, mis pärineb 7. sajandist, enamik usundeid läbib midagi, mida nimetatakse reformatsiooniks. Ja paljud moslemid on reformatsiooni läbi teinud, islamistid mitte. Ja seega, mida nad usuvad, lihtsustatult öeldes, on katastroofiline ülemaailmne sõda. Kus kõik ja kõik inimesed peavad olema tapetud, hävitatud, piinatud, vägistatud. Kuni on täielik allumine nende poliitilise usu ideoloogiale. Nii nad kirjutavad, nii nad ütlevad, nii ütlevad imaamid. Kui me kulutaksime rohkem aega inglise või siin heebrea tõlkide peale, et tõlkida, mida nad ütlevad, siis ma arvan, et rohkem inimesi mõistaks seda konteksti, mis toimub. Samuti on meil palju inimesi, kelle ajalootaju ulatub umbes 3 minuti taha. Ja eriti palju noori inimesi, keda ajalugu eriti ei huvita. Nad ei mäleta 11. septembrit. Paljud neist polnud veel sündinudki. Nad ei tea tegelikult holokaustist eriti midagi, välja arvatud see, mida mõned juudivihkajad neile räägivad. Ja seetõttu puudub neil ajalooline taust. Pingutus nendega suhtlemiseks puudub, aga see peaks olemas olema. Kui see režiim Iraanis saaks, tapaks ta igaühe teist, kes siin ruumis istub. Igaühe, iga naise selles ruumis, nad vägistaksid teid. Igaühe. Kui teil oleks siin lapselapsi, nad tapaksid nad. Nad tapaksid nad halastamatult. Igaühe teist siin. Sest te olete juudid või kristlased või lihtsalt mitte üks neist. See on väga oluline mõista. Ja nii oli meil enne Donald Trumpi 7 presidenti. Kes teadsid seda, mida ma teile räägin. Ja et nad ei astunud vajalikke samme selle režiimi vastu astumiseks. Tegelikult mõned neist isegi toetasid seda režiimi rahaliselt. Üks neist Obama tagas, et neil oleks võimalus saada tuumarelv. Ma ei pea kuulama selle üle peetavaid vaidlusi. Ma olen selle leppe läbi lugenud, ma tean, mida see ütleb. See ongi nii lihtne. Siis on meil Biden, kes lubas sõna otseses mõttes $10 miljarditel režiimi sisse voolata, sest ta ei rakendanud kõiki reegleid, mis olid kehtestatud selleks, et nad raha ei saaks. Ja lubas neil salaja müüa naftat hiinlastele ja nii edasi. Nii et umbes $150 miljardit või rohkem voolas sellesse režiimi ajal, mil nad teadsid, et liigutakse tuumarelvade suunas. Nad on valmistanud tuhandeid ballistilisi rakette kommunistliku Hiina abiga. Igaüks, kes on viimase 12 kuu jooksul, viimase 6 kuu jooksul selles riigis olnud, teab, mida ballistilised raketid suudavad teha. Need võivad hävitada terveid kogukondi. Need on kollase koolibussi suurused. Ja mitte ükski neist turvatubadest, mis sul kodus või korteris on, ei saa selle vastu midagi teha. See pühib ka selle maa pealt minema. Need ei ole tavalised raketid. Ja tuumalõhkepeaga on sul mandritevaheline ballistiline rakett. Ja meie luure ega Iisraeli luure ei teadnud, et nende ballistilised raketid võivad nüüd ulatuda Euroopa pealinnadeni. Ja kui Hiina kommunistid, venelased või põhjakorealased annavad veel natuke rohkem teavet, siis see ulatus jõuab ka Ameerika Ühendriikide mandriosani. See on väga tõsine asi. Sest kui nad laseksid korraga selle riigi pihta 3000, 4000, 5000 ballistilist raketti, siis ei ole võimalik end kaitsta. See koormaks üle iga olemasoleva süsteemi. See kehtib ka iga Euroopa riigi ja minu riigi, Ameerika Ühendriikide kohta. Ballistiliste rakettide küsimus on ülioluline. Hezbollahi küsimus on ülioluline. Hezbollah on väga sarnane nende.
eesliini SS-operatsioonile. ja neid on paarsada tuhat ning nad on väga raskelt relvastatud. kuigi me andsime Iraanile ja nende sõjaväele kõvasti tuld, on olemas ka Hezbollah. Hezbollah on tapnud ja sandistanud tuhandeid ameeriklasi. Tuhanded ameeriklased. meie merejalaväelased, meie meremehed, meie sõjaväelased, meie saatkonna töötajad. samuti ka. võib-olla tuhanded kristlased Liibanonis. Jumal teab, kui palju iisraellasi nad on tapnud. Nad eksisteerivad samal põhjusel, miks Iraan eksisteerib, sest Iraan lõi nad. Näed, on Iraan. On ainult üks riik. See on läinud Liibanoni, et võidelda Hezbollahaga. Mitte ükski Euroopa riik. Mitte minu riik, Iisrael. See on ainus riik, kes on läinud Liibanoni Hezbollahad hävitama. Ja see teeb mind väga murelikuks. Iisrael tapab Hezbollah komandööre ja juhte, kes tapsid minu rahvast, kelle peadele on pandud pearaha. Ja nad ei saa isegi tänukirja. Mr. Netanyahu. Mis kurat siin riigis toimub? Tõsiselt. Sul on need tüübid, kes kandideerivad peaministriks. Mõned neist on olnud peaministrid umbes 14 minutit. Sul on vasakpoolsed, kes jooksevad temast paremale, nagu nad teeksid Iraani või Hezbollah vastu, rohkem kui tema. Kas sa tõesti usud seda isegi 2 sekundit? Lase ma selgitan midagi. Briti rahvas tegi teise maailmasõja lõpus midagi väga rumalat. Nad hääletasid Churchilli välja. Ja isegi täna inimesed nagu mina, kes seda loevad, küsivad, mida nad mõtlesid. Noh, nad tahtsid riiklikku tervishoidu ja nad tahtsid seda ja toda. Selle riigi suurima juhi hääletasid nad ametist välja. Ajalukku vaadates küsime, kui absurdne see oli. Nüüd räägin ma enda eest. Ma ei tea, kes on 501C3, 501C4. See on see, mida Ameerikas nimetame esimeseks paranduseks, minu suur suu. Nii et minu vaatenurgast on see mees sisemiselt rünnaku all. Teda rünnatakse ka väliselt. Teda ründavad välisriigid. Ja ma küsin teilt, pange end selle mehe olukorda ja küsige endalt, kas te tuleksite sellega sama hästi toime nagu tema. Ma ei usu seda. Seda riiki pole kunagi rünnatud nii nagu viimase 3 aasta jooksul. Mitte kunagi. Mitte kunagi. Ja siiski Hamas suruti tagasi. Hezbollah suruti samuti tagasi. Iraan on põlvili tänu Ameerika Ühendriikide suurele abile. Kui sa mõtled selle peale, siis see riik oli ümber piiratud. Oli olemas plaan ja vandenõu see maa hävitada. See ei puudutanud ainult 7. oktoobrit, mis oli juba iseenesest kohutav. Teated ütlevad, et Hamas ründas liiga vara, et nad ei oodanud. Nad ei oodanud käsku Iraanilt või mis iganes see oli. Ma ei tea täpselt, aga ma tean, et nad oli kõik valmis tegutsema. Nad on kõik valmis tegutsema. Nüüd te võite kritiseerida ja öelda, et me oleksime pidanud valmis olema ja nii edasi. Teate, meid rünnati 7. detsembril 1941 jaapanlaste poolt Pearl Harboris. Nad pidi kogu ookeani ületama. Oma lennukikandjatega. Ja me jäi see meil märkamata. Ja see oleks võinud olla laastav, kui meie lennukikandjad oleksid olnud Hawaii'l Pearl Harboris. Neil oleks olnud vaba tee Ameerika Ühendriikide läänerannikule. Ajalugu on täis oletusi, aga ajalugu on täis ka tänu Jumalale hetki. Minu vaatenurk on, ja ma olen ameeriklane, see on lihtsalt ühe mehe arvamus.
et ma loodan, et Iisraeli rahvas ei tee Netanyahule seda, mida iraanlased, palestiinlased, Hamas, Hezbollah, Katar, Saudi Araabia ei suutnud. ja see tähendab tema ametist tavandamist. me räägime president Trumpist. ma olen president Trumpi üle väga uhke. ta on teinud Ameerika Ühendriikide jaoks tohutult palju. asju, mida ükski teine president pole olnud valmis tegema. ta päris katastroofi, majanduse, mis oli kokku kukkunud, täiesti avatud piirid, mille tagajärgi tuntakse siiani ja mida ta ikka veel üritab korda teha. Ameerika ajaloos pole kunagi olnud presidenti, kes oleks rohkem võidelnud antisemitismi vastu, eriti ülikooli linnakutes. Et seadusesse meie kodanikuõiguste akti, mis ei hõlmanud juute, lisada juudid, et see hõlmaks ka neid. tema kogu ajalugu erasektoris, samuti tema isa kogu ajalugu erasektoris, on olnud juutide toetamine ja antisemitismi vastu võitlemine. Nii et kui ma näen Donald Trumpi kriitikuid demokraatlikust parteist, mis edendab ja valib neonatse, islamistid tahavad lõpetada igasuguse meie rahalise koostöö Iisraeli riigiga. et nad käivad nendes pühapäevastes saadetes ja mõistavad pidevalt hukka Iisraeli riiki. ja kui ma näen nende meediat, olgu see raadios või televisioonis, nende taskuhäälingu tegijaid, siis see on häbiväärne. kui ma näen seda, mida ma nimetan Woke Reichiks, REICH, taskuhäälingu tegijaid, seal väljas ründamas Iisraeli riigi ja Netanyahud. mõned neist teesklevad, et meil on lihtsalt poliitilised erimeelsused. see pole see, mida nad ründavad. Nad ründavad Iisraeli riigi õigust eksisteerida. Neil lihtsalt pole julgust seda otse välja öelda, aga see on tõsi. Ja antisemitismi kasv nende ärkvel parempoolsete neofašistide seas on tõsine probleem. ja mõned meist peavad sellega iga päev tegelema ja sellele vastu astuma. Ja kui Donald Trump need hukka mõistis, põhimõtteliselt keelas neil magas osalemise, tal sai neist küllalt. see oli tohutu julguse tegu. kui Donald Trump pidas mitu Hanuka-pidu ja mina koos oma naise ja ämmaga olime ühel neist. Ja ta ütles, ma ei suuda uskuda, kui suur on antisemitism selles riigis. Mis toimub? Ta küsis seda meilt. Ta on seda mulle isiklikult öelnud. see häirib teda. Ta kasutab valitsust selle vastu võitlemiseks. Nad üritavad välja saata inimesi, kes on need ägedad antisemiidid, kes tulevad peamiselt Lähis-Idast, kes ei peaks siin olema ega oleks pidanud varem siin olema. Tal on erakordselt muljet avaldavad saavutused, kui rääkida vabaduse, usuvabaduse, meie põhiseaduse edendamisest, kristluse ja judaismi toetamisest. Ta on usumees. nüüd jõuame selle juurde, mida te tõesti kuulda tahate. mis on see? Ma ei tule siia ülesse. ja ei hakka oma sõpra laimama. see pole see, mida ma teen ühelegi oma sõbrale. mõnikord meil tekivad lahkarvamused oma abikaasadega. mõnikord meil tekivad lahkarvamused oma sõpradega. mõnikord tekivad meil lahkarvamused oma usuinimestega. see on lihtsalt nii, see on inimloomuse osa. minu seisukoht on tegelikult üsna lihtne. sõltumatu sellest, kes on president või peaminister, Iraani režiim tuleb hävitada. Nüüd on president Trump selles osas teinud rohkem kui keegi teine. eelmisel juuni, kui teie suurepärane riik 12 päeva jooksul võitles Iraaniga.
lõid nende õhuväe korra rivist välja, lõid rivist välja nende maa-õhk-raketid ja kaitsesüsteemid, mille venelased neile andsid, ründasid nende ballistiliste rakettide süsteeme täieliku Ameerika Ühendriikide mereväe ja õhuväe ning meie raketisüsteemide toetusega. See aitas raudkuplit ja teisi kupleid, mis teil siin on, ka meie tipptasemel tehnoloogiaga. 2 suurt riiki, 2 suurt juhti töötavad koos. Iraani vastu. Ja siis saata meie uskumatud pommitajad ja need on tõesti uskumatud. Ja pommid, mida oli vaja nende objektide hävitamiseks ja rikastatud uraani objektide tabamiseks, kui sa näeksid seda tehnoloogiat, see on uskumatu, olid uskumatud. Ja siis iraanlased tegid seda, mida see režiim alati teeb. See hakkab taastama. Sest vaadake, daamid ja härrad, see eksisteerib selleks, et meid hävitada. Ja nad ütlevad teile, et Allah käsib seda. Ja nad ütlevad teile, et 12. imaam on meie seas, kuid 12. imaam ei ilmu, ei loo jõukust, võrdsust ega paradiisi maa peale enne, kui te kõik olete surnud. Kuni suur saatan, Ameerika Ühendriigid, on hävitatud ja väike saatan, Iisrael, on hävitatud ning siis ka ülejäänud läänepoolkera ja kõik moslemid, kes nendega ei nõustu. Muide, kas sa näed, mis praegu Gazas toimub? Kus Hamas tapab palestiinlasi? Palestiinlased tapavad palestiinlasi. Kas sa oled sellest üldse kuulnud? Võib-olla sina kuuled, aga meie Ameerika Ühendriikides ei kuule sellest midagi. See ei ole üheski meie uudistesaates. Jõest mereni rahvas ei ole väljas. Neid pole kusagil. Sa ei kuule midagi. Sest see pole kunagi inimlikkusest. Asi on Iisraeli hävitamises. Ja juudi rahva hävitamisega. Mida tehti Iraani režiimile alates veebruari lõpust umbes 2 nädala jooksul. Meie Ameerika Ühendriikide võimsa sõjaväe ja Iisraeli võimsa sõjaväe poolt. 6 töötades kõrvuti, korraldades kõrvuti, kindralid töötavad koos, admiralid töötavad koos, teie luureagentuurid töötavad koos meie luureagentuuridega, meie satelliidid jälgivad. Seda pole kunagi varem sõja ajaloos tehtud, mitte kunagi. Mitte kunagi. Ülekaaluka jõu, tehnoloogia ja julgusega. Nende merevägi hävitati täielikult, nende õhuvägi hävitati täielikult ja suur osa ülejäänud sõjaväest hävitati põhjalikult. Tänu 2 komandörile, president Trumpile ja Benjamin Netanyahule. Ja te võisite kuulata iga päev antud pressikonverentse, mida andsid sõjaminister Hekset, kes on suurepärane, ja meie ühendatud staabijuht kindral Kein, kes on samuti suurepärane. Ükski neist ei möödunud ilma, et nad poleks kiitnud meie 2 riigi koostööd. Ja nad olid peaaegu hämmastunud Iisraeli sõjaväe pädevusest. Ma usun, et Iisraeli õhuvägi on maailma 3. suurim õhuvägi. See on sellepärast, et Iisraeli õhuvägi on tugev ja seda rahastatakse. Ja see on ka sellepärast, et Euroopa on nõrk ja nad ei kuluta piisavalt raha kaitsele. Iisrael ja Ameerika Ühendriigid on aga ka meie ei kuluta piisavalt. Nii et täna oleme jõudnud teelahkmele. Tuleb teha otsus, eks. Kas jätkame sõjaliselt? Kas leiame viisi selle lahendamiseks teistmoodi, samal ajal kui sõjaline jõud ripub vaenlase pea kohal? Ja president on valinud teise tee. Mis on tema õigus? Ta valiti presidendiks. Ta on ülemjuhataja. See on Heebrea kalendri järgi 50. aastapäev. Antebia. Jooni surma. 4. juulil on 50. aastapäev. Teema surmast Ameerikas. Ja ma tean, kui väga sa teda armastasid ja austasid, oma suurt venda.
mu naine on lugenud tema raamatut koos tema kirjadega ja ta loeb seda mulle iga kord, kui me siia lendame. ta oli erakordne mees ja ma kinnitan sulle, et tema ning su isa ja ema, kogu su pere oleksid sinu üle nii paganama uhked. Nii et ma ütleksin, et see on number 1. nagu ma ütlesin, ma mäletan, mida ma ütlesin. Meil on 2 suurepärast juhti. President Trumpi ja peaminister Netanyahu näol. See meenutab mulle FDR-i ja Churchilli. see meenutab mulle paljuski Reaganit ja Thatcherit. Jaa. Nad töötasid uskumatult hästi koos, kuid aeg-ajalt neil tekkisid erimeelsused. Aga ühes asjas olid nad ühel meelel. Nad olid ühel meelel, et natsid olid ühine vaenlane. Ja Reagani ning Thatcher olid ühel meelel, et Nõukogude Liit oli vaenlane. Ja nad pidid välja mõtlema viisi, kuidas neid võita. Churchill soovis natsid lüüa saada ja sama soovis ka FDR. Reagan kandideeris, öeldes, meie võidame, nemad kaotavad, kui jutt käis Nõukogude Liidust. Ja Thatcher oli sellega nõus. Ma arvan, et meie president ja teie peaminister, kui nad ühendasid jõud eelmisel juunil, kui nad ühendasid jõud veebruaris ja teevad seda ka täna, on nad saavutanud asju, mida pole kunagi varem tehtud, isegi rohkem kui need suured juhid. Ja asi on selles. Ma uurin neid asju. 2 sõjaväge, 2 luureteenistust, 2 riiki pole kunagi varem inimkonna ajaloos nii tihedalt koostööd teinud. Mitte kunagi. Meie õhuvägede koostöö, luureandmete jagamine ja rohkemgi veel oli. Sudjuv. Meie sõjaminister, staabiülemate ühendkomitee juht, nagu ma ütlesin, iga päev läksid nad sellele poodiumile, andsid pressikonverentsi ja kiitsid seda partnerlust. Nad kiitsid meie sõjaväge ja nad kiitsid teie sõjaväge, eriti teie õhuväge. Neile avaldas see väga-väga muljet. Need on mehed, tead, meie kõrgeimad sõjaväelased, kes on kõike näinud. Aga nad pole kunagi midagi iisraellaste sarnast näinud. Peameeles, samal ajal me noomime eurooplasi, eriti neid, kes on NATO-s, kes ei astu esile, kes pole oma sõjaväge üles ehitanud. Ma mõtlen ilma solvanguta Suurbritannia suhtes, aga tead, Suurbritannia valitses kunagi maailma, nagu öeldi. Briti impeerium ei puhanud kunagi. Päike ei loojunud kunagi Briti impeeriumis. Noh, praegu loojub päike Briti impeeriumis enne kui enamikus ülejäänud riikides, enamikus maailmas. See on paberist tiiger. Prantsusmaa on paberist tiiger. Sellepärast ütles meie president, tead mis, hoia oma, hoia oma. Laevad. Meil pole neid tegelikult vaja, nad ei tee meie heaks midagi ja tal oli õigus. Ja need on kahjuks riigid, mis on allakäiguteel. Ja nad on allakäiguteel, sest nad lubasid endal allakäigule minna. Nad on allakäiguteel, sest nad valisid juhid, kes on nõrgad. Samas kui Ameerika Ühendriigid ja Iisrael on valinud juhid, kes on tugevad. Nüüd, jätkates sealt, kus pooleli jäin. Veebruaris. Ma arvan, et see 24-48 tunni periood ja kindlasti 2 nädalat. Maailm pole kunagi midagi sellist näinud. Mitte ainult Lähis-Ida, vaid kogu maailm. Kiires. Pädevus, oskused, professionaalsus. Ülekaalukad. Sõjalised ja luuretegevused Iraani režiimi vastu lõid selle puruks. Surusid selle maha kiiremini ja põhjalikumalt, kui keegi oleks osanud ette kujutada. Niinimetatud suure saatana ja väikese saatana vahel oli partnerlus. Ja siis pärast umbes 2-nädalast perioodi kuulutati välja relvarahu.
see kestis umbes 9 nädalat. meie riigis käis palju arutelu, ma ei tea, mis siin toimus. jah, relvarahu, ei relvarahu. probleem oli selles, et Hezbollah ei usu relvarahusse, nii et ta jätkas Iisraeli ründamist. ja see tähendab, et Iraan jätkas Iisraeli ründamist. ja Iraan ei usu ka tegelikult relvarahusse. tead, kuidas ma seda tean? Sest ma lugesin, mida Khomeini kirjutas islami valitsuse kohta. kõik on samm lõppeesmärgi suunas. ja nagu ma siin alguses seletasin, kui see oleks nende teha, tapetaks kõik selles ruumis olevad inimesed. kõik selles ruumis, kaasa arvatud ajakirjandus, te kõik tapetaks, sest te olete takistuseks. Teie sugulased, teie lapsed, kõik tuleb kõrvaldada. see on ainus viis, kuidas 12. imaam ilmub ja see on Allahi nõudmisel. Vaadake, ma kutsun ajakirjandust üles osa sellest materjalist lugema ja siis te mõistate, millega me siin silmitsi seisame. Ja kui ma ütlen meie, siis mõtlen Iisraeli, Ameerika Ühendriike. probleem on selles, et ülejäänud vaba maailm ei tea, mis toimub või ei hooli sellest. Aga meie peame hoolima, sest suur saatan ja väike saatan on otse sihtmärgis. nii et küsimus on lihtsalt väikese kommentaatori vaatenurgast. Mul ei ole ligipääsu sellele, mis on presidendil ja peaministril, aga mul on ligipääs teadmisele, mida nad mõtlevad ja mida nad tahavad teha. Muide, Iraan on olnud 47 aastat sõjas Ameerika Ühendriikidega. Iisrael samuti, aga Ameerika Ühendriigid. Need on tuhanded ameeriklased, kes on tapetud ja sandistatud. Need olid 241 meie merejalaväelast selles neetud kasarmus. Need olid meeskonnaliikmed, kes olid Saudi Araabias, neist 19 mõrvati. Need olid meie 2 saatkonda Aafrikas, mis õhku lasti. Ja ma võiksin jätkata ja jätkata ja jätkata. Nad on proovinud ja neil on õnnestunud ameeriklasi tappa. Nii et mida ma ütlen meie riigi isolatsionistidele on see. Te olete võitnud 47 aastat. Me olime isolatsionistid. Me leppisime. Me halvemaks läksime, leppisime veelgi rohkem. Me toetasime neid. Me kasutasime kõiki diplomaatilisi vahendeid, mis olemas olid, ja nad tapsid meid. Ja nad said tuumarelva. Ja nagu meie president ütles, nad tulistavad selle meie riiki. Mida sa siis selle peale teed? Noh, kui sa oled Inglismaa, siis sa ei tee midagi. Kui sa oled Prantsusmaa, siis kutsud üles 2 riigi lahendusele. Sa saad aru. Kui sa oled NATO, ma ei tea, mida nemad teevad. Ma tean ainult, mida meie tegime. Nii et me oleme nüüd ristteel. Ja ma tahan kiirustada, sest ma tahan, et peaminister tuleks lavale. Nii et me oleme nüüd ristteel. Nii, oledki kohal. Nii et on. Hargnemen. Mida sa teed? Nüüd, ükskõik mida sa ka ei teeks, on alati riskid. See on sõja loomus. See on ka diplomaatia loomus. Nii et ma vaatan seda vaenlast, kellega olen 47 aastat tegelenud, kes on allkirjastanud igasuguseid lepinguid ja rikkunud neid kõiki. Ma tean, mida see vaenlane usub. Miks? Nad ütlevad meile, mida nad usuvad. Nad panevad selle kirja. Nende imaamid ütlevad meile. Nad peavad kõnesid. Ma ei ole Helen Keller. Ma näen ja kuulen. Ma tean, mis siin toimub, eks? Ja nad on tapnud meie inimesi. Meid, ameeriklasi, ja nad tahavad tappa veel 100 000. Kuidas me seda ohjeldame? Esimene küsimus on siis, kas te suudate seda ohjeldada? Ma ei usu, et te suudate. See on lihtsalt minu arvamus. Esiteks, minu riigis toimuvad valimised iga 4 aasta tagant. Vaenlane teab seda. Nii et vaenlane kasutab ära meie valimistsükleid. Neil ei ole valimisi. Võib-olla oled märganud, Hiinas ei ole valimisi. Venemaal on naljavalimised. Nii et nende vaatenurgast kasutavad nad seda ära, sest meil toimub režiimivahetus iga 4 aasta tagant. Ja nad loodavad, et demokraadid tulevad võimule. Miks? Sest demokraadid ei pea millestki kinni ja iraanlased ei pea millestki kinni. Ja siis on meil suur probleem. Sest minu riigi demokraatidel puudub tahe selle vaenlasega silmitsi seista. Selle asemel ründavad nad meie liitlast Iisraeli ja peaministrid, mis on tegelikult üsna kummaline, kui sellele mõelda. Nii et nende tahe on rünnata meie liitlast, aga neil puudub tahe rünnata meie vaenlast.
ja ei, ma ei arva, et meie vaenlasele toetuste andmine või meie vaenlasega kokkulepete sõlmimine toimiks. Olgu. nii et teine tee on sõjaline. Ja mida ma kuulen ja mida meile öeldakse, on see, et kui me jätkame, siis nad kasutavad ballistilisi rakette, et tabada Araabia riikide naftavälju. Ja neile see ei meeldi ning nad ei taha seda. Kes seda tahab? Keegi ei taha seda, saite aru? või tõuseb nafta hind lakke ja nii edasi. ja ma mõtlen endamisi, Meie ameeriklased, kas te teate, millest meie vanemad ja vanavanemad loobusid Teise maailmasõja ajal? kõik. kõik. Kogu saadaval olnud teras, kogu saadaval olnud kuld, kõik, mis oli saadaval, läks sõjapingutustesse. Ma arvan, et meil on Ameerikas nagu kaks riiki. Meil on riigid, meil on inimesed, kes on patriootlikud, saavad aru, mis toimub, tahavad vaenlasega tegeleda ja siis on meil inimesed, kes arvavad, et meie oleme vaenlane. Meie oma valitsus, meie oma riik või inimesed nagu meie, Iisraeli valitsus, Iisraeli rahvas. Ja me peame selle vastu tõesti võitlema. Mina nimetan seda islamistlikuks marksistlikuks teljeks ja see on olemas ka meie riigis. Ja siis on meil woke Reich, R-E-I-C-H, uued fašistid, nagu mina neid nimetan. Nagu 1930-ndatel meie riigis ja teistes riikides, nad on väga häälekad. President on kõiki neid välja kutsunud. President on kõiki neid hukka mõistnud. President on ühemõtteliselt hukka mõistnud ärganud parempoolsed. Minu partei püüab neid eemal hoida. Demokraatlikust parteist on saanud marksistlik-islamistlik telg. Kuulake neid täna. Üks mees ütleb, et tahab kandideerida presidendiks Iisraeli vastu. ja ta on üks demokraatliku partei juhtidest. Nii et president Trump peab kõige sellega tegelema. Ta peab tegelema ka majanduse, hindade, taskukohasuse ja kõigi nende asjadega. ja nende teiste riikidega, keda ilmselgelt huvitab, milline oleks sõjaline mõju. ma ei ole president ilmselgelt. ma lihtsalt püüan vaadata suuremat pilti. Kas seda vaenlast saab ohjeldada? ma ütlen ei. see tuleb võita, see tuleb juurtega välja kiskuda. Nende sõjaline jõud võib olla 80 või 90% ulatuses purustatud, aga nende ideoloogia ei ole. kuidas sa võidad nende ideoloogia üle? Meil oli tegelikult inimesi Bideni administratsioonis, kes ütlevad, et ideoloogiat ei saa võita. Ideoloogiat hävitatakse kogu aeg lahinguväljal. sa hävitad ideoloogia, hävitades ideoloogia allika. Ja nii ma vaatasin seda vastastikuse mõistmise memorandumit ja mul on sellega mõned probleemid. ja ma loodan, et neid probleeme välja tuues, kui me selle tee valime, ja muide, ei ole selge, et see saab olema lõplik tee. Ei ole selge, et lõplikku kokkulepet tuleb. Või võib-olla siiski tuleb. Ma näen siin mõningaid probleeme, seetõttu toon need välja ja loodan, et neile pööratakse tähelepanu. Esiteks. Tuumaküsimus on 8. punkt 14. Ja ma lugesin seda ning see on väga mitmeti mõistetav. Minu arvates oleks see pidanud olema esimene punkt ja see peaks olema palju detailsem, isegi vastastikuse mõistmise memorandumist. Ja ma loodan, et see juhtub. Teiseks, kas kommunistlikud hiinlased täidavad iga kokkulepet, mille me sõlmime? Kas Põhja-Korea täidab ükskõik millist kokkulepet, mille me sõlmime? kui president Trump ametist lahkub ja oletame, see on Kamala Harris või Cory Booker või kes iganes, terve kongarivi. kas keegi tõesti usub, et nad astuvad tõhusaid samme selle vaenlase takistamiseks tuumarelva hankimast? aga rikastatud uraan. Kas keegi tõesti usub, et nad astuvad samme, et sellega midagi ette võtta? Näete, minu väide on see. Need 3 aastat Donald Trumpi ajal saan ma öösel rahulikult magada. Kui ta ametist lahkub, ei saa ma öösel magada. Ja ma arvan, et vaenlane teab seda. Et paljud ameeriklased võivad need 3 aastat magada ja siis pärast seda võib ta rünnata. On ka teisi asju, ma mainin neid lihtsalt väga-väga kiiresti. Kuidas saab ballistilisi rakette mitte käsitleda? See on absurdne. Mandritevahelised ballistilised raketid on need, mis kannavad tuumalõhkepeasid.
ja kui nad turistavad 3, 4 või 5000 raketti Iisraeli, Saudi Araabia või kellegi teise pihta, siis ei ole võimalik selle vastu kaitsta. ja need asjad on sama suured kui kollane koolibuss. see ei ole teooria. me nägime, mida nad teevad. Nad võivad hävitada terve linnaosa. sellega tuleb tegeleda. ja ka Hezbollahiga tuleb tegeleda. Hezbollah on tegelikult Iraan. Kas ma olen? Minu arvates sellise sõnastuse puhul ei tohiks Ameerika mingil juhul olla Hezbollah protektoraat. nii et ma olen need küsimused tõstatanud. President on tark mees, ta armastab Ameerikat. tal on palju rohkem teavet kui minul ja ma ei ole nõunik. ma lihtsalt avaldan oma arvamust. ja ma arvan, Et mis iganes see vastastikuse mõistmise memorandum ka poleks, võib-olla jõutakse kokkuleppele, võib-olla ei jõuta kokkuleppele. ja muide, viimane punkt. iraanlased võivad muuta kokkuleppe saavutamise võimatuks, sest nad on nii hullud. Nad on nii radikaalsed, nad on nii kurjad ja nad on nii põlastusväärsed. Et nad üritavad meid praegu ninapidi vedada, olgu nad siis Hezbollahaga kätt surunud või mitte ja nii edasi. Nad üritavad meid kaasa tõmmata, kaasa tõmmata, kaasa tõmmata. Ja ma usun kindlalt, et mingil hetkel ütleb Ameerika Ühendriikide president, olgu, aitab küll. aitab küll. Minu 2 senti, võib-olla on see ainult 1 sendi jagu väärt.